hommik. Täna me teeme uuesti podcasti. Minu nimi on Jessica, ma õpin majutust ja minul on külas meie imeline ajalooõpetaja. Nii, rääkige meile palun natukene endast. Mis on teie nimi alustuseks? Tere! Kõigepealt muidugi kõrvad lähevad punaseks, sest imeline on tõesti, see on nagu orden, mis jagatakse ka. Nimi on Aivar Lippmaa. Olen ajalõpetaja juba päris pikka aega, võib-olla liigagi pikka aega mõne jaoks. Ma tulin kutsekooli tegelikult juba aastal 1989, aga siis mõni aeg hiljem ma lahkusin parematele jahimaadele ja tegelesin väikeettevõtluses ukselukkude müümisega. Ja aastal 2003 leidsin ma, et äri on lahe, aga kool on veel lahedam. Ja siis ma tulin tagasi. Et pärast seda ma ei ole siit koolist enam lahkunud. Pärit Pärnust, elan Tartus. Aga nüüd me laskuks detailsemalt meie tänase podcasti teemasse, mis on suhted. Erinevad, kõik suhted, mis üldse eksisteerivad. Ja esimene küsimus oleks siis, et millised on teie arust sellised head, ma ütleksin võib-olla täiuslikud teie peas suhted just lapse ja lapsevanema vahel? Nojah, täiuslike suhete kohta on kirjutatud, ma arvan, et terve raamatu riiulitäis raamatuid, ma usun, et kooli infokogus leiab ka päris mitu raamatut, missugune on hea laps ja head suhted ja nii edasi. Ma just tulin tunnist, kus ma pidin rääkima sellest, et ajalugu on üks suur ajalugu ei ole üks suur teadus, et seda tuleb katalogiseerida, periodiseerida. Et lapse inimeaga on ka samamoodi, et suhted lapse eas ja nooremas kooli eas ja tiinerite eas on hoopis erinevad, aga ideaalsed suhted peaksid ikkagi olema niisugused suhted, mis põhinevad lugupidamisel, austusel, erinevuste niivõrd, aga üksteise soovide ja eneseväljenduse respekteerimisel, aga samas vabaduste juures ei tohi ka ära unustada seda, et vabadusi ei ole vabadus ilma kohustusteta. Ehk siis ka kohustused, mõlema poole kohustused, nii vanemate kohustused lapse ees kui ka lapse kohustused vanemate või perekonna ees peaksid olema täidetud. Ja kasvamise faasis loomulikult on vanema asi seada ka piire. Kindlasti tuleb ka mingisuguseid piire panna, et vabakasvatus ei pruugi väga häid tulemusi anda. Ja see oligi minu järgmine küsimus, et milline on teie suhtumine, kas pigem minna sinna kontrolliva suhte poole, just vanemate poolt, nagu et te tahaksite kontrollida oma last, et ei läheks midagi valesti, et ei oleks nagu kontrolli all kõik ta elu. Või just vastupidi selline vabam, et lööb ise oma kõik muud ja nagu kuidagi lõpuks ise õpib nagu vigadest ja nii edasi. Kui te nüüd niimoodi formuleerite küsimuse, nagu te praegu formuleerisite, siis mulle parem meeldiks see teine variant rohkem, sest et jah, mugavam on kontrollida, lihtsam on kontrollida ja ilmselt ei ole lapsevanemad, kes ei libastuks selle esimese poole. Nad ikkagi aeg-ajalt kontrollivad oma last liiga palju, aga kindlasti on õigem lähenemine see, et tuleb anda võimalus eksida. Aga ilmselt tuleb ka tagada selline turvaline keskkond, kus eksimisruum ei tähenda seda, et laps satub nüüd liiga suurde ohtu. Kui ta maha kukub väljakul või õues, siis ei ole sellest suurt midagi, aga kui ta kukub maha paadis või laevas või kuskil järsaku ääres, siis on see jälle väga paha. Et see eksimisruum tuleb selline tekitada, et see oleks ohutuga. Aga kindlasti on õige see, et laps peab eksima. Siin meiegi koolis käinud psühholoog Grete Aro, kes juba teeb Rahvusringhäälingus saateid õppivast Eestist, on korduvalt rõhutanud, et me õpime siis, kui me eksime.
et kui ma küsin teie käest, palju 5+5 on ja te ütlete mulle 10, siis te ei õpi. Aga, sest te juba teate seda, aga kui ma küsin midagi, mille vastust te ei tea ja te peate ise selle vastuse tuletama ja otsima, siis te õpite. Ja samamoodi on ka väikse lapsega, et ta peaks õppima oma enda vigadest. Korra, ütleme niimoodi piltlikult, et meil on siin küünal, et korra ta peaks ikka sõrmeküünlast läbi tõmbama, või ta ei saa aru. Aga parem, kui seda teha ema ei saa pilgu all. Jah, kindlasti. Aga teie olete õpetaja ja teil on lapsed. Seega ma tahaksin teada, kuidas toimib suhe, kui teie olete õpetaja ja teie klassis on laps, et te peate õpetama oma last näiteks ja kuidas see nagu teie mõlema poolt toimib, et kas tema nagu suudab kontsentreerida ainult sellele, et te olete õpetaja täna, mitte issi, kes on mul kodus ja kas teie suudate nagu täiesti objektiivselt teda hinnata ja olla õpetaja? Jah, tõepoolest, mul on 3 last ja kõik 3 on tütred ja keskmine laps oli meie kooli õpilane nullindate aastate teises pooles ja selline situatsioon tõepoolest oli, kui mina olin klassi ees ja mu oma laps istus seal kuskil teises kolmandas pingis, et eks ta veider ja natukene võõristav tunne oli, aga õnneks ta oli juba nii suur, et selles mõttes ma kindlasti see õpetaja, kelle laps on algklassides, tunneb seda teistmoodi, aga jah, ma muidugi kontrollisin ennast rohkem, et ma oleksin viisakam ja kontrollisin oma sõnakasutust ja püüdsin talle mitte otsa vaadata ja püüdsin teha, jätta sellise mulje, et ta lihtsalt on üks teistest õpilastest ja tema samamoodi kramplikult püüdis välja näidata, et tegemist on tavalise õpetajaga, tavalise tunniga, aga mis hindamisse puutub, siis ta sai oma hinded auga kätte, et ta ei saanud sellepärast paremaid hindeid, et meil juhtus olema sama perekonnanimiga. Et jah, see on mõnevõrra teistsugune situatsioon, aga ei midagi hullu, et täiesti tavaline. Okei. Siis järgmine küsimus, kui minna kooli teemaga edasi, siis kuna te olete kutsehariduskeskuses juba päris pikalt õpetaja olnud, siis millised on just kutsehariduskeskuses õpilastel nagu suhted omavahel? Et kas on pigem sõbralikud, kui palju on selliseid rohkem pingelisi äkki? See, kui head kutsehariduskeskuse õpilaste omavahelised suhted on, näevad kindlasti praktikate õpetajad ja ütleme ühiseloomu kasvatajad natuke rohkem kui minaga, kes ma ikkagi viibin ju suurema osa ajast klassiruumis ja liigun koridoride peal valdavalt ainult kas sööma või siis mõnda asja ajama. Et loomulikult ma ütlen oma arvamuse välja, aga alustame kaugemalt, et kui ma tulin, kui tohib nii kaugele tagasi minna, et kui ma tulin siia 44. kutsekeskkooli aastal 1989, siis ei olnud veel B ega C korpust, oli ainult see A korpuse maja ja siis oli niimoodi, et teisel korrusel olid vene keelt kõnelevad noored. Okay. 3. ja 4. ja 1. korrus olid eestlastele, 2. korrus oli venelastele. Nii et siis olid suhted rahvustevahelisel pinnal vahepeal päris teravad ja vene poistest räägiti isegi, see võib olla kõlakas, aga vene poistest räägiti isegi niisugust lugu, et nad olid ükskord nalja pärast ühel tunni ajal oma ajalooõpetaja kardina sisse keeranud naisterahva ja kardina põlema pannud. See võib kõlakas olla. Nii et võrreldes selle ajaga on suhted minu meelest päris head. Tegelikult ka ma arvan, et vähemalt pealtnäha paistab, et suhted on üsna rahumeelsed ja sõbralikud, sest see, mis toimub koridorides, sööklasabas, restoranisabas, väljaspool kooli ümber, see ei viita ju kuidagi sellele, et üldiselt oleksid suhted halvad või et keegi ei kisa ega lärma. Ma kujutan ette, et põhikoolis on tunduvalt lärmakam kui siin. Et inimesed on juba jõudnud teatavale arengutasemele ja enam lapsikustega ei tegeleta, mis muidugi ei tähenda, et üksikisikute tasandil või süvatasandil ei või ette tulla mingisugust sellist kiusamist või
halvasti ütlemist, et noh, tõenäoliselt seda esineb. See ei jõua kindlasti kõigi õpetajateni ja noh, veel kord, et on ka kursujuhatajaid, õpetajad, keda rohkem usaldatakse tugiteenuse esimesi, aga mulle tundub, et suures plaanis ei ole asi väga hull või ei ole üldse hull, vastupidi, et asjad on hästi ja korras ja inimesed suhtuvad üksteisesse ikkagi heatahtlikult ja lugupidamisega. Et ma ei näe siin küll mingisuguseid suuri probleeme. Saiad ei loobita üksteist. Ja see on tõesti väga huvitav. Ma ei oleks eeldanud kusjuures seda lugu kardina põlema panemisega. Veel kord, seda ma ise ei näinud ja ma ei saa öelda, et 100% tõsi on, et see oli jutt, mis tollel ajal räägiti. Et see võib olla ka rahvaluulega. Väga huvitav. Aga minnes jällegi edasi veel kooli teemaga, siis äkki teil on oma kogemus, äkki te räägite lihtsalt oma oletusest meile, et kui perspektiivne, edukas ja hea idee on olla just romantilises suhtes oma koolikaaslasega, näiteks klassikaaslasega, kursakaaslasega? Romantilised suhted inimeste vahel tekivad üsna noorelt ja nad tekivad siis, kui noored inimesed on koolis. Nii et tõenäosus, et see romantiline suhe tekib oma klassikaaslasega kursuskaaslasega on päris suur ja ütleme niimoodi, et see on selline ajalooline paratamatus, et ta tekib just siis ja just nende inimestega ja see on väga tore. Et sellised suhted tekivad, enamasti nad muidugi ka lõppevad suure tõenäosusega ja ka see on hea, sest et kui nad väga kaua ei kesta ja saadakse see esimene valus kogemus kätte, siis ollakse juba järgnevas elus valmis selleks, mis tulla võib või kuidas see kõik lõppeda võib. Aga see, et sul on kooli ajal keegi, kellega õhtuti jalutamas käia ja uisutamas käia ja kellega lumesõda pidada ja sõnajala heitu otsida või viieharulist sireli heitu otsida, see on vapustavalt suurepärane, mis saab veel ilusamat olla. Kui praegu võtta oma sõber käe kõrvale ja minna Raekoja platsi uisutama või Kassitoomele kelgutama, see on imeline. Ja noh, nad tekivadki sellel ajal, nad peavadki tekkima, oleks ebanormaalne, oleks vastupidi. Ma jälle kasutan seda juhust, et näiteks ütleme aastal 1900 Tartus ei olnud poisid ja tüdrukud ühes koolis. See kogemus saab ju tekkida alles siis, kui noored on ühes koolis ja see hakkab alles tekkima kuskil 80 aastat tagasi. Et ütleme aastal 1900 noorte inimeste suhted saidki niimoodi ainult tekkida, et nad jalutasid mööda Rüütli tänavat edasi-tagasi, ratasringi niimoodi, poisid omavahel, tüdrukud omavahel ja siis ainult pilgud kohtusid niimoodi üle tänavaga. Ja õpetajad, nii poistekoolid kui tüdrukute koolid õpetajad seisid Rüütli tänaval ja vaatasid, midagi amoraalselt ei juhtuks. Okei. Aga teie siis arvate, et need suhted ikkagi lõppevad, aga kas... Ma ei arva, et nad lõppevad, aga ma ei arva, mulle tundub, et enamik neist suhetest lõpeb. Ja okei, aga või paljud. Kuidas te arvate, kui suur on protsent nii-öelda siis nendest, mis reaalselt nagu lähevad täitsa pikaks ära? Oi, see nõuab, protsendi ütlemine, väljaütlemine nõuab küll minust palju suuremaid teadmisi ja kõhutunne ütleb, et võib olla 10 suhtest 1-2 jääb pikaks ajaks püsima, sest põhjus on väga palju, et inimesed muutuvad, maitsed muutuvad, kombed muutuvad, sa kohtud pidevalt uute inimestega, sa võib-olla saad aru, et see esimene, kes oli õudselt lahe, et ta oligi õudselt lahe, aga see järgmine on õudselt lahega, ta on veel lahedam või siis tekib sulle keegi, kelle huvid kattuvad, kelle vaated kattuvad, teil lihtsalt on mingisugune klapp. Te lõpetate nüüd kooli kevadel. Nii, kui paljud teist lähevad edasi õppimaga või te tea, mis te edasi teete, te tea, kus te olete augustis 2023, võib-olla te õpite, võib-olla te olete üldse läinud ära Eestist,
see on põhjus, miks need suhted paratamatult või paljud suhted paratamatult katkevad. Me oleme kõik lugenud lugusid inimestest, kes tõesti on kooliajast saadik koos olnud, aga neid lugusid ei ole väga palju. Ja see on päris loomulik, et see niimoodi läheb. Ja, okei. Aga kui nüüd minna natuke teravama, huvitavama teema juurde, siis kuidas teie suhtute, äkki teil on jällegi kogemusest isegi meile rääkida, suhetest õpilase ja õpetaja vahel, just romantilisest suhtest? Ei, mul ei ole sellist kogemust teile küll, isiklikku kogemust ei ole. Ma mõtlesin kohe võib-olla tükk aega jah, et mis sellele küsimusele, kuidas sellele küsimusele vastata, et ühelt poolt inimene on üks suur keemialabor, et siin meil sees on igasugused, me oleme tehtud tähetolmust, nagu Neil Tyson deGrasse armastab öelda, samadest materjalidest, millest tähedki on tehtud ja meil siin sees on need igasugused keemilised protsessid, mis meie aju tööle panevad ja mis tekitavad meis ka tunded, nii et kui tekivad romantilised suhted õpilase ja õpetaja vahel, siis ütleme niimoodi, et ma saan sellest aru, aga ma ei suuda seda kuidagi heaks kiita, et mina arvan, et õpetaja ja õpilase vahel peaks olemagi õpetaja ja õpilase vahelised suhted, austus, lugupidamine ja nii edasi, aga kui need romantilised suhted tekivad, siis tuleb ilmselt ohverdada töö romantikale, et õpetaja siis võib-olla võiks vähemalt kooli vahetada. Ja, see oligi järgmine küsimus, mis tahtsin esitada, et kuidas see asi nagu töötaks just selles võtmes, et kuidas teie arvate, kas kooli nagu see nii-öelda juhtkond või teie siis ülemused kui õpetajal, kas nende jaoks nagu, kas see tähendaks lahtilaskmist näiteks või kuidas see nagu kooli poolt toimib, kas? Lahtilaskmine eeldab seda, et tegemist on mingisuguste, või ütleme, vallandamine eeldab seda, et tegemist on mingisuguste seadusandlike punktide rikkumisega, et romantiline suhe iseenesest ju ei ole ühegi seaduse rikkumine, aga kui sellega ei kaasne mingeid muid ebaõpilaslikke või ebaõpetajalikke käitumise aspekte, näiteks kellegi soodustamine hinnete panemisel või midagi niisugust. Aga jah, ma kujutan ette, et kui selline asi ilmneb ja see avalikuks tuleb, et siis see õpetaja kindlasti kutsutakse vestlusele ja koolijuhtkond siis leiab vajalikud käitumisviisid, et kuidas moodi seda olukorda lahendada. Ma ei saa siin direktori eest kosta, et mida täpselt ta teeb, aga kindlasti kool reageerib sellele, ma usun, et reageerib. Ja, okei. Aga kui, me rääkisime sellest, et klassikaaslastega suhted suure tõenäosusega lõpevad, aga sellised suhted, kui pika perspektiiviga sellised suhted teie arust on? Suhted õpetaja õpilane või? See sõltub inimestest. Need on niisugused küsimused, millele on väga keeruline vastata. Sõltub sellest, kas miks need suhted tekivad, et kas sellel suhtel on tõepoolest selline romantiline tagamaa ja inimesed armuvad sellepärast, et nad armuvad või on seal taga tegelikult mingisugused natukene madalamad ihad, eriti just selle poolt, kes suurem ja täiskasvanu on. Kui see on tõeline armastus, siis jumala eest, minu meelest Prantsusmaa president on oma abikaasast 20 aastat noorem umbes. Terve Prantsusmaa on kuri ja tige mitmed aastad juba tema proua peale, aga Prantsusmaa president armastab. Neil vist oli õpilasõpetaja suve, kui ma nüüd õigesti mäletan. Macron ja tema abikaasa, vaadake kunagi neid pilte, nii et tema puhul kestab see terve eluga. Aga ma ei tea, ma tõesti ei oska. Kui on tõsine armastus, siis võib see kesta, aga kui ta on üles ehitatud ainult ikkagi mingitel muudel tingimustel, siis ta tõenäoliselt ei kesta. Okei. Kui rääkida suhetest üldiselt, siis tänapäeval on väga selline aktuaalne, valus, terav teema,
on toksilised suhted, ebatervislikud suhted, suhted, mis ei ole väga head ühele osapoolele, mõlemale osapooltele, et kuidas teie arust see just selles võtmes toimib, et kust jookseb see piir, mis on need punased lipud, mida peaks tähele panema ja kus see suhe muutub ebatervislikuks või toksiliseks? No enne veel, kui suhe vägivaldseks päris läheb, mis on päris viimane piir ja sealt peale ei tohiks nagu seda suhet üldse olla. Enne seda ilmselt märgid, mis viitavad, see on jällegi terve raamatuid, suhtekorraldajate armee ja terve elu 24 ja Delfi ja nii edasi, kroonika räägib sellest, aga ilmselt on need märgid, mis hakkavad viitama sellele, et ei ole hästi, esimesed märgid on sellised, et varjatakse oma liikumisi, oma käike, oma suhteid, ei öelda, kuhu ma lähen, kui kauaks ma lähen, ei võeta telefoni vastu enam pikka aega, kus ma ei tulda õhtuks või õhtuks koju või ollakse öid ära kuskil ja ma arvan, et need on need märgid, mis juba näitavad, et midagi on pahasti, et siis peaks maha istuma ja pidama ühe pika ja kindlasti keerulise ja valusa, aga puhastava kõnelusega, ja edasi juba, ma ei tea, kindlasti materiaalsed probleemid, et kui üks pool ei panusta enam perekonna kas või igapäevasesse toidu ostmisesse või mingite laste kasvatamisse, et samamoodi viitad sellele, et asi hakkab nagu lagunema. Halvustamine, partneri halvustamine sõprade või sõbrannade silmis, töökaaslaste juures, kui naine on niisugune melakas, et teeb nii, üldse ei oska süüa teha. Jah, ma nõustun teiega absoluutselt. Igas punktis ma olen päris õnnelik, et meil on täpselt samasugused arusaamad. Ma arvan, et mõistlikel inimestel ongi umbes sellised vaated ja enamik inimesi on ju mõistlikud. Lootust on. Aga me teame, et te olete abielus. Teate või? Meie andmete järgi olete küll, jah? Mina küll ei tea. Aha, okei. Siis, aga te olete olnud abielus vähemalt kindlasti? Ja ma olen olnud abielus ja ma elan ka praegu õnnelikult koos, aga seda praegust kooselu ei pitseeri riiklik kinnitus abielu kohta. Okei, see ongi kusjuures võib-olla isegi positiivne, sest minu järgmine küsimus oligi sellega seotud. Et kuidas teie arust, kas abielu muudab midagi? Kas see on tähtis? Kas see mängib mingit rolli suhtes? Minu jaoks, kes ma olen mõlemat varianti proovinud, väga ei muuda. Ma arvan, et see kindlus ja suhtlemine tuleb ikkagi inimese seest ja kasvab inimese seest välja. Aga selleks, et seda kindlust tekitada, pead sa ka aru saama, et abielus olemine tähendab teatavaid juriidilisi eeliseid. Ehk siis, kui sa oled suhtes ja ei ole abielus, siis käitu niimoodi, et sinu partner teab, et kui midagi juhtub, et siis talle ei jää võlad ja sulle jäävad varad. Tekita siis selline olukord, et see varandus, mis teil on, et see oleks ka niimoodi pooleks jaotatud. Et siis nagu ei ole probleeme. Aga muidugi abielu, ma kujutan ette, et vähemasti kuuldavasti femiinsema poole pealt ikkagi abielu on eelistatum variant, just eriti selle kindlustunde pärast. Et see juriidiline kindlustunne, laste kasvatamine, kõik see juurde. Aga teile ei anna siis abielu seda staatust, et ma olen abielus, see on mingi kindlustunne äkki? Ma arvan, et mul on nii palju piisavalt sisemist väärikust, et ma ei pea seda vajalikuks. Aga ma ka tean, et kui minuga midagi juhtub, siis teisel poolel on see kindlus olemas, et ta ei jää millestki ilma. Ja okei. Aga suured tänud teile. Ja nüüd tahaks minna natuke jõuluteema poole, et kas teil peres on mingid jõulutraditsioone näiteks? Mis teil sel aastal plaanis on?
noh, kuna meie pere, kuidas ma nüüd ütlen, siis mitte minu kodukoht, aga minu elukaaslase või no ma võin ka öelda peaaegu, et abikaasa kodukoht on Vändra, et siis me oleme viimased ja tema isa sünnipäev oli 24. detsembril. Siis me oleme viimased 15 aastat ikkagi jõuluõhtuks läinud Vändrasse. Tõsi, vana hea jõuluvana Jüri enam ei ole juba mõned aastad, aga me sinna ikkagi läheme ja sinna tulevad siis ka see osa perekonnast, kes elab teisel pool lahte. Ja noh, seal me siis toome metsast kuuse ja teeme süvva ja paneme ahju liha ja ehk siis teie eelistate ikkagi ilusat puud, mitte kunstkuusk? No me siiamaani jah oleme, kuna seal lähedal on sellised kohti, kus kuused nagunii lähevad mahavõtmisele, et või nende kõrgepingetraatide alused kohad, et siis me oleme ostnud RMK äpi kaudu 3 või 6 eurose või 8 eurose kuuse ja oleme toonud jah sealt selle. Okei, väga huvitav. Kas te ei tea sellest võimalusest? Ei, mul on tehiskuusk, ma eelistan tehiskuuskasid. Aga jah, suured tänud teile, väga meeldiv oli teiega vestelda. Ja ma tahaksin lõpetada vaikselt meie podcasti. Soovin teile kõigile imelisi, rahulikke, ilusaid jõule ja loodan väga, et kohtume taas varsti, võib-olla isegi veebruaris.